oli täna, siis oleme tulnud siin Tapa vallas riigimets, eraldis number 8, pea 6 hektarit ja siin on siis nüüd näha see niinimetatud mineraliseerimine, kus maapind on kõik tagurpidi keeratud. Tänavu kevade on väga kuiv ja nüüd siis on siin näha siis, et praktiliselt ei hakka siin midagi kasvama. Ehk teiste sõnadega, kui me arvestame, siin on 6 hektarit maad, keskeltläbi on hektarile mingi üle 2000, see tähendab 13 000 on kõik saanud nagu vastapükse. Et minu jaoks ongi täitsa arusaamatu, miks ei kasutata sellist vana klassikalist meetodit, kus istutati tavaliselt, ei torgitud seda pinda, sest selle pinnaga on see probleem, et kui on kuiv kevad, siis need taimed praktiliselt kõik kuivavad ära, nagu siin antud pildil on näha. Ja see muidugi kahjuks ei ole ainukene niisuke lapp niisuguseid videosid, ma arvan, et kui ma siin viitsiksin, võiksin üks 100 tükki üles panna, nii et tänavu aasta, mis seal 21 miljonit, mis kulutati siis nagu metsa uuendusele. Ehk teiste sõnadega siin väidetavalt istutati 20 miljonit taime, siis noh, see raha läks kõik enamus aia taha, sellepärast, et siin on lank on nii suur, siin ei ole ka looduslikku uuendust. Et milleks sellise asjaga tegeldakse, ma ei saa nagu hästi aru, et siis okei, kui nad tahavad nüüd siis nii suured langid lõigata, siis nad peavad ka arvestama, et siin mingisugune 1800 taime, mis sinna selle hektari peale, noh siin ta umbes on, noh niisugune 2,5 korda 2,5, 7 ruutu, noh 7 ruutu, 1500 taime, noh, mitte midagi. Siis tuleks istutada ikkagi vana klassikalise meetodiga, seda maad tuleks torkida ja üles künda. Ja loomulikult vähemalt miinimum meie aeg oli 6000 taime. Aga see muidugi, kui me siis arvestame selle rahaliselt kokku, siis noh, siis lõpuks tekib see küsimus, et kas meil üldse on mõtet metsa lõigata. Kui me peame uuendamiseks juba seal hektarile, ma ei oska siis öeldagi, mingisugune 8-9 tuhat hektarist maksma, siis ma kardan, et lõppkokkuvõttes ei ole meil vaja üldse lõigata. Et võiksime siis niisama lasta seal metsal kasvada ja mingeid väikeid koguseid sealt võtta, aga nii see kahjuks on, et ma siin pikalt ikka jutustan, et see on järjekordne näide sellest meie ajutegevusest RMK-s, nii et ma loodan, et see jama lõpeb ennem ära, kui mets otsa saab, sellepärast, et vastasel juhul siin, kui vaadata neid lanke, mis siin viimased 10 aastat, kui siis on hakatud kasutama seda niinimetatud mineraliseerimist, siis nendest vähemalt, kus on suured langid ja kus loomulikku istutust looduslikku ei ole, siis need langid näevad kõik niisugused välja. Siin on, mul on päris mitu video tehtud seal niisugusest 10-aastasest metsast, kus praktiliselt peale võsa ei kasva mitte midagi. Võib-olla hektari peal on seal mingisugune 200-300 kuuske ja kogu lugu, nii et kallid vaatajad, te võite arvestada niisugused need meie metsad ala 50 aasta pärast välja näevad, et mis siis meie tulevastele põlvedele jääb. Aga noh, võib-olla siis ongi, et ei olegi enam vaja puitu, et see läheb kõik pelletisse ja noh, pelletisse võsa kõlbub küll, nii. Aga okei, lõpetame siis tänaseks selle, et lihtsalt üks väike kiire näide, mismoodi siis meil nüüd siis see RMK siis neid
metsasid majandada, eriti mismoodi siis see istutustegevus toimub ühesõnaga. Et kes sellest kasu lõikavad, ma ei oska öelda, nii et okei. Siin on jah väga kurb pilt, siin on ikka väga kurb pilt, sellepärast, et siin praktiliselt praegu juba on pooled taimed peaaegu ära kuivanud, mitte rohkem. Siit ei tule üldse mitte midagi. Et nii ta on jah, ühesõnaga, aga okei, eks te siis näete, mismoodi siis need metsad siin, metsandus siis toimib RMK, mismoodi ta siis majandab neid metsi, kui jätkusuutlik see siis on lõppkokkuvõttes. Aga aitäh teile!